Kui me räägime soolisest võrdõiguslikkusest, siis saab eristada formaalset ja tegelikku võrdsust. Ja klassikaline näide on siin naiste valimisõigus, midagi, mille Euroopa naised said siis eelkõige 20. sajandi esimeses pooles ja ometi ei ole see ka veel tänaseks paljudes riikides toonud parlamenti soolist tasakaalu. Ehk siis seadustes naiste ja meeste õiguste võrdsustamine ei tähenda tegelikku võrdõiguslikkust. Midagi peaks veel tegema, keegi peaks veel sekkuma. Kes? Jah, et see on muidugi alati hea küsimus, et kes peaks tegema. Alati keegi teine kui mina ise, eks ole. Ja et kui me räägime igasugustes õigustest, siis tihtipeale, eriti ühiskondades nagu Eesti ühiskond, kiputakse seda kohustust panema individendi õlale. Et arene, kasva, hari ennast. Ja kui me näiteks mõtleme palju räägitud palgalõhe teemast, siis tihtipeale sellel esmane küsimus ja süüdistus või lahendus on selles, et naised ei küsi liiga palju palka, ise olete süüdi, kehtestage ennast rohkem, küsige rohkem. Ja mingil tasandil on see loomulikult õige. Meil ongi võimalus oma valikuid teha, ennast harida, muutuda. Aga meie enda otsused tihtipeale ei piisa. Sellest ei piisa. Meil on vaja midagi toeks. Näiteks kas või palga läbirääkimistel ikkagi seadusi. Ja sellest astubki sisse olulise rolli ka riik. Riigil on palju võimalusi luua muutust, luua seda rohujuure tasandil, viia seda massideni, teha see inimestele kättesaadavaks, kas informatsiooni või suisa erinevate seaduste kaudu. Ja meil on väga palju häid näited, eks ole, et me oleme näinud, kuidas viimase paarikümne aasta jooksul on päris palju Eestis riigi tellimusel tehtud uuringuid perevägivalla või üldse soolistatud vägivalla kohta. Ja see info on viidud uuringutest ka jõustruktuuridesse, politseisse, aga ka tervishoidu. Ja tänu sellele on meie näitajad paranenud ja paranenud on elanikkonna teadlikkus. Inimesed teavad, kuhu minna, nad teavad, et nad saavad abi. Et selles mõttes on riik nagu olnud suurepärane hoob. Ja samamoodi näeme seda just nimelt palgalõhe kontekstis. Et see teema on teadvustatud, seda on uuritud ja me saame midagi ette võtta. Nii et eriti nagu võrdsuspoliitikute kontekstis peab silmas pidama, et riigi käes on hoovad ja ilma riigita ikkagi pikaajalist ja läbivat kestma jäävat muutust me ei saavuta. Sa mainisid just neid teemasid, mida võib-olla ka meedias on rohkem kajastatud ja mis ongi siis sellised võrdsuspoliitika tuntud ratsud, millel me saame retooriliselt ratsutada, sooline palgalõhe, ka soolistatud või soopõhine vägivald. Aga kui me eeldame seda, et sooline ebavõrdsus on struktuurne probleem ja see läbib kõiki valdkondi, siis see justkui eeldaks, et tegelikult poliitikakujundajad igas poliitikavaldkonnas peaksid soolist võrdsust kui eesmärki silmas pidama. Ja kuidas sellesse suhtuda, et kas soolõime ehk siis soolise võrdõiguslikkuse põimimine läbi kogu poliitika tegemise ministeeriumides ja ka kohalikes omavalitsustes, et kas see on mingi strateegia, mis on jätkuvalt aktuaalne, kas me peaksime seda kuidagi silmas pidama? Mina isiklikult leian, et jah, seda peab silmas pidama ja ütleme ka laiem teadluslik teadmine selle kohta kinnitab, et igasugune juhtimine, mis iganes valdkonnas, on see keskkonnahoid, on see riigikaitse, on see näiteks kas või teedeehitus, on alati inimestega seotud. Ja inimene pole kunagi lihtsalt inimene, et ta on mees või naine, ta on noor või vana, ta on eestlane või sakslane, ta on mitmekesine ja kui me poliitika kujutamises ei mõtle sellele inimese soolistatud olekule, siis me jätame olulise aspekti tähelepanuta ja meie poliitikud võib-olla ei toimi. Näiteks kui me räägime kaitsetahtest, kui me ainult räägime meestest ja ei mõtle sellele, et kaitsetahtesse panustavad ka naiskodanikud, siis meil jääb potentsiaalselt suur kodanikerühm kaasamata ja võib-olla need poliitikad ei ole nii efektiivsed kui võiks. Sa tõid tegelikult mitmed näited ka, et me eeldame, et kaitsetahe on erinev naistel, meestel. Sa mainisid transpordivaldkonda, eeldades, et seal on samamoodi teatud soolised erisused ja need tõepoolest on, et üle Euroopa me teame, et meeste ja naiste liikumisharjumused on erinevad, nende valmisolek
ühistransporti kasutada, isikliku sõiduauto asemel on erinev ja ka erinevad tarbimiskäitumised on erinevad. Et see viib meid paratamatult andmete juurde ja selle juurde, et kus siis saada seda teadmist, et kus see sugu minu valdkonnas, et kui ma näiteks olen ametnik ja mõtlen selle peale, et mul on siin mingi seadus, arengukava laua peal, millega ma pean tööd tegema, et kuidas ma pean siis seda soo aspekti siin arvesse võtma, et kust ma alustan? Võib alustada mitmest kohast, et esimene võimalus on lugeda seda, mida on rahvusvaheliselt tehtud. Et meil on palju häid uuringuid erinevate teiste riikide kohta Euroopa Liidu tasandil ja tutvudes uuringutega teiste riikide kohta võib-olla tuleb mõtteid, et mida võiks Eestis näiteks juurde uurida. Ja riigil on suurepärane võimalus tellida uuringuid. See tähendab pöörduda kas ülikoolide või ka erinevate mõttekodade poole tellimustega teatud valdkonna uurimiseks. See tähendab, et me ikkagi saaksime kätte mitmekesised faktilise teadmise, mis aitab meil jõuda inimeste kui naiste ja meeste juurde ja tegelikult nende elusid muuta. Ja me ei räägi siin ju ikkagi ainult naistest ja meestest, et need on kaks kõige suuremat sotsiaalset gruppi, mille sees on veel väga suured erisused, et me räägime erinevas vanuses naistest ja meestest, puuetega naistest ja meestest, me räägime erineva rahvuse, erinevates piirkondades elavatest naistest ja meestest, et see selline Harju keskmine ei eksisteeri ja poliitikakujundaja peaks seda mitmekesisust märkama ja huvi tundma, et kes on see inimene, kellele poliitikakujundaja oma seadust või muud poliitikameedet teeb. Jah, et keskmist inimest ei ole olemas. Et on olemas erinevad inimesed ja kui me seda poliitika kujundamise arvesse ei võta, siis me potentsiaalselt raiskame oma aega ja raiskame maksumaksja raha ja meie riik ei muutu oma kodanikke väärtustavamaks ja oma kodanike sotsiaalset kapitali nagu maksimaalselt ära kasutavaks.